mul ei ole praegu kõige aktiivsem treeningperiood, aga samas vaatan, et hoog on ikka nii meeletu, et kuidas see nii siis käib praegu? Hetkel jah, et astusin kaitseväkke, et mingid sõidutreeningud mul võimalik teha ei ole, et käingi nädalavahetuseti võistlemas. Aga jah, eks ta natuke kindlasti on raskem kui muidu, et ma tunnen, et käed lähevad rohkem täis ja pean endast rohkem natukene andma, aga ei ole hullu midagi, et saab hakkama ilusti niimoodi käia. No Pärnus vist nii palju vennad ringiga ei saanud kui Tihemetsas, et millest sa arvad, kas see rada on raskem või? Ma arvan küll, et rada oli päris raske siin, ju teine sõit oli eriti aukus, aga eks ma võtsin niisuguse väikse eesmärgi ka, et võimalikult paljudele ringiga teha ja teisest sõidust vaid teine koht jäi ringiga saamata, et väga rahul. No tänavune hooaeg ju Euroopa meistrivõistlused jäid ära, rahvuste krossi ei toimu, ütleme, piiritagused asju toimetamisi polegi, et mis su plaanid üldse on, või vaatad juba järgmist hooaega? Kahjuks küll jah, et Euroopa sari see aasta jäi ära, et käime võimalikult palju siin Balti riikides, Leedus oleme käinud, Lätis kahjuks kattuvad eestikatega, aga jah, Euroopa sari see aasta jäi ära ja rahvuste kross samuti, nii et võistleme nii palju kui võimalik siin ja vaatame, kas järgmine hooaeg siis äkki on jälle võimalik Euroopasse minna. Ju proovisid Ameerikas ka ja vahepeal siin kuluaarides käisime mõtte läbi, et järsku Kevin läheb Ameerikat vallutama. Mis sellest ideest saanud on? Sellega on nii, et kui oleks raha, siis ma olen igati valmis sinna minema, et kui mingi pakkumine tuleb, siis saab siin pausile panna, käia seal ära, tulla tagasi ja uuesti siin tegutseda, et kui mingi võimalus on, ma olen alati valmis minema, aga hetkel jah, kahjuks siis finantsiliselt ei ole võimalik sinna minna. Vahetasid nüüd Honda, millega sa oled ju aastad sõitnud Yamaha vastu, et kuidas uus masin on? Päris hea, ütleme ausalt, et tuli selline muutus see hooaeg. Mõtlesime, et proovime, mis seal ikka, kaotada ei ole midagi ja siiani olen väga rahul. Tehnika peab ilusti vastu. Ei saa öelda, et midagi kõvasti parem, aga toimetab. Kas see idee tuli ka sellest, et päris paljud kiired prantslased, ütleme Euroopas on ju tegelikult Yamaha tunduvalt rohkem kasutatavam kui teised margid? Ja kui me siin vaatasime, et mis üldse see hooaeg saab, siis tuli head sõbralt hollandlaselt pakkumine, et ta ehitab meile masina, mina reklaamin teda natukene ja nii ta läks, et üks osa sellest oli ka Bondevu 12 tunni sõidul, kui ta kutsus enda tiimi, et ma oleks seal sel aastal sõitnud selle täpselt sama masinaga, millega ma siin sõidan. Ja tema siis ehitas mulle ja ilmselt ka järgmine aasta, et ma arvan, et väga hästi on. No nüüd natuke oled veel sõjaväes, et kuidas see su elukorraldusel on mõjunud, oled sa nüüd rohkem käid mööda nööri mööda ja oled sa täpsem ka kui enne? Ma olen 3 nädalat siin olnud, et natuke kindlasti, aga algul oli niisugune pauk, et kui kodus olen, siis igapäevaselt käin treeningutel ja niimoodi, aga seal on see rutiin nii kiire, et mingeid niisuguseid niisama, et lähed ja jooksed, et sellist võimalust ei ole. Et natukene oli küll natukene laiskuse tunne, et muidu käid iga päev jooksmas või sõidad ratast, aga jah, et koristamine on rohkem selge nüüd ja tuleb kasuks. No kõige tähtsam küsimus ka, kas sa pead tulistada ka oled saanud? Olen. Kuidas läks? Sain kiita isegi. Et no ei, ma arvan, et võib rahule jääda, et see aasta või see nädal oli esimest korda ka metsalaager. Et nüüd lähen siit otse uuesti Tallinnasse ja uuesti viskan vormi selga. Ühesõnaga, kui mootori mürinast siiber saab, et siis hakkad meie jahilakseks või? Ei, seda kindlasti mitte. Et olen selle aja ära ja ma arvan, et jään ikka motospordi juurde. Paugutad kohadig edasi? Jaa, kindlasti. No edu! Suured tänud!